Oskar Luts on Tammsaare kõrval meie tuntuim kirjanik. Väliselt mõnus rahva- ja naljamees Luts oli seesmiselt äärmiselt paljutahuline ja lummav vaimne isiksus. 1953. aasta märtsis surid 3 Eesti ajaloos nii märkimisväärset mõju omanud meest: Jossif Stalin, Johann Laidoner ning Oskar Luts. Räägime kõikvõimalikke huvitavaid fakte Oskar Lutsu eluteest. Loomulikult moodustab kõik järgnev vaid murdosa tema elust ja tegevusest. Kes on lugenud Lutsu teoseid, siis loomulikult märkab kohe, et seal on väga humoristlik stiil, kuid samas on seal ka mingi varjatud nukrus ja lüürilisus. Samamoodi oli Lutsu enda olemus väga vastuoluline. Teda tundnud inimesed on öelnud, et Luts võis olla äärmiselt peenetundeline ja heatahtlik, kuid seal samas viisakuseta ja robustne, isegi häbematu ja jõhker. 1987. aastal tähistati Oskar Lutsu 100. sünniaastapäeva ja siis kirjutati, et Lutsu teoseid on tõlgitud 14 keelde ning võime siis kokku rehkendatult arvestada, et Lutsu on tõlgitud ja välja antud üle maailma tiraažis, mis ületab 2 miljoni piiri. Loomulikult oli Luts väga populaarne venekeelses kultuuriruumis. Meie tuntud näitleja Liia Laats on öelnud Oskar Lutsu loomingu kohta niimoodi, tsiteerime: esialgu tundub, et Lutsu tekst on ju nii rahvalik, küllap on teda kerge ära õppida. Aga ei ole. Tema lauseehitus, tema lauserütm on nii kordumatult isikupärane, et isegi näiliselt tühiseid sidesõnu, mida muide on tohutult, ei saa muuta. Kohe on tunne, et see pole enam Luts. Kuigi Lutsu on tõlgitud juba rohkem kui 10 keelde ja tema teosed on ilmunud üle maailma üle 2 miljoni eksemplarisest tiraažis, siis eluajal jõudsid teiste rahvaste lugemislauale ainult 3 Lutsu näidendit Lätis ja Soomes ja isegi ühtegi täielikku kevade tõlget Lutsu eluajal ei ilmunud. Esimene Lutsu tõlge pärineb aastast 1920, ilmus nimelt läti keeles Lutsu lühinäidend pealkirjaga Mahajäetud maja ja selle tõlkis eesti keeleteadlane Karl Aaben, kes oskas väga hästi läti keelt. 1937. aasta jaanuaris toimus Tartus väga suurejooneline sündmus, tähistati Oskar Lutsu 50. aasta juubelit. Vanemuises toimus pidulik aktus ja rahvast oli nii palju, et politsei pidi lausa korda pidama ustel ja ka fuajees ning oma tervitusi saatis näiteks toonane Eesti üks juhtidest Kaarel Eenpalu ja Tartu linn kinkis Lutsule majakrundi. Eesti Vabariigi ajal said loovinimesed toetusi Kultuurkapitalilt ja kui võtame aastat 1925–40 ja vaatame, kes siis kirjanikest kõige rohkem toetussummasid said, siis Oskar Luts oli kirjanikest 6. kohal. 5. oli näitekirjanik Hugo Raudsepp, 4. Friedebert Douglas, 3. ajalooliste romaanide autor Mait Metsanurk, 2. oli Anton Hansen Tammsaare ja kõige rohkem sai toetust meie poetess Marie Under. 1953. aasta 5. märtsil suri Nõukogude Liidu Kommunistliku partei Keskkomitee peasekretär, NSV Liidu ministrite nõukogu esimees ning NSV Liidu ülemnõukogu liige Jossif Vissarionovitš Stalin. Mõni nädal hiljem, 23. märtsil 1953, suri Oskar Luts. Ja ikka ja jälle on öeldud, et on midagi sümboolset selles, et Luts elas üle Stalini ja räige stalinismi kõige hullema haripunkti. 26. detsembril 1953 näiteks ütleb Elo Douglas oma päevikus: siiski on palju muutunud, nagu hakkaks muru võrsuma pärast paduvihma ja nagu hakkaksid inimesed lõpuste asemel taas kopsudega hingama. Mis puudutab esimest maailmasõda, millest Luts ka ise osa võttis, ja Lutsu isikut, siis Lutsu naine Valentina on meenutanud: Oskarile üldse ei meeldinud käimasolev sõda. Ta nimetas seda veriseks ja mõttetuseks ja pahandas korduvalt. Miks peavad rahvad valitsejate tujude pärast verd valama ja miljonid mehed sõjaväljal langema? Las Villem ja Nikolai proovivad omavahel jõudu, pangu sarved kokku nagu pullid ja kes kaotab, see maksku trahvi.
Täpsustuseks olgu öeldud, et nimetatud Villem oli Saksa keiser Wilhelm ja Nikolai oli siis Vene keiser Nikolai teine. Üheks lemmikkujuks ajaloost oli Lutsul tegelikult Napoleon. Napoleoni pilt rippunud tal töötoa ukse kohal ja ka Napoleoni kirjade saksakeelset väljaannet luges ta sageli. Oskar Luts ja alkohol. Paistab, et Esimese maailmasõja rasked üleelamised kallutasid Lutsu alkoholi võimu alla. Igal juhul sõjast tulles oli tema alkoholisõltuvus juba pöördumatu. Kuid rõhutagem seda, et Luts püüdis kirjutamist ja purjutamist alati lahus hoida. Nii Luts ise kui mitmed teised on meenutanud, et Luts pani oma teosed kirja kõik täiesti kaine peaga. Räägime Oskar Lutsu nimest. Kui ta 1887. aasta alguses siia ilma tuli, siis Palamuse koguduse personaalraamatus on tema eesnimeks märgitud Oskar, Oskar mitte K-ga, vaid C-ga. Ja kui tema isa oli avanud Palamusel Kingsepa töökoja, siis Oskarile pandi hüüdnimeks Pigilind või Pigiingel ja oma esimesed tööd avaldas Luts hoopis Toomas Oskari varjunime all. Oskar Luts armastanud ikka laulmist ja muusikat ja eriti hinnanud tema Tšaikovskit ja Beethovenit. Lutsul endal olnud tore tenor, ta oli nooruses laulnud päris hästi ja veel vanas easki laskis ta laulul kõlada. Lutsule meeldis näiteks laulda sellist laulu nagu Kord läksid 3 sõpra üle Koiva jõe ja Lutsule meeldinud ka laul Kuldrannake. Luts kuulanud meeleldi ka oopereid. Kui räägime Oskar Lutsu vanematest, siis tema isa Hindrik oli hoolas ja visa töömees, hakkaja olnud tema iga ameti peale ja füüsilise töö meheks jäi Hindrik oma elu lõpuni ja tema üldse suhtus oma poja kirjanduslikesse katsetustesse küllaltki kahtlevalt vähemalt algul. Ema Leena oli selles osas palju mõistvam. Oskar Luts filmilinal. Ehkki tema noorem vend Theodor oli filmioperaator, ei jäädvustanud Theodor kordagi oma venda ja nii on kirjanik Lutsust säilinud meie päevani vaid mõni minut kaadreid ja need kaadrid tehti Lutsu 50. sünnipäeva puhul, tehti siis filmikroonika. Kui räägime Oskar Lutsust ja tema kirjaniku eeldustest, siis üksmeelselt on arvatud, et kõik tema kirjaniku anded pärinevad emapoolsetelt vanavanematelt. Suureks jutuvestjaks on nimetatud emapoolset vanaisa, kelle nimi oli Mart Jopso ja Lutsu ande kõige olulisemaks vormijaks on kindlasti vanaema Triinu Jopso, kelle rahvalike pajatuste repertuaar olnud lausa ammendamatu. Riia mäel, Tähe ja Lille tänava vahelisel krundil paiknes nondel kaugetel aegadel üks hoone, kus 1921. aastal alustas Oskar Lutsu raamatukauplus-tegevust. Raamatukauplust pidas Oskar oma noorema venna Theodoriga ja nad pidasid seda kauplust 1921 kuni 22, kuid on räägitud, et ärimehe roll Oskarile üldse ei sobinud ja Valentina Luts ehk siis Oskari kaasa on hiljem öelnud niimoodi, et võlgade katteks tuli Lutsul ära kulutada hiljem mitmed teose honorar ning seisma jäänud õpikutega kütsid Oskar ja Valentina oma kodus ahju veel mitu aastat takkajärgi. 15. veebruar 1907 ja ajaleht Postimees. See on väga ajalooline päev selles mõttes, et seal ilmus esimene trükitud pala Oskar Lutsult ja see oli luuletus pealkirjaga Elu ja loeme sellest ühe väikse osa. Üks ainus silmapilk on elu, 2 igavikust piiratud. Üks nendest see, mis enne oli ja teine, mis on pärast meid. Luts omandas võõrkeeli mängleva kergusega ja ta on ise öelnud, et kui ta poleks nii laisk, siis oleks ta neid võõrkeeli veelgi rohkem omandanud. Noores põlves seoses oma apteekriametiga õppis ta loomulikult ära ka ladina keele. Täiesti vabalt oskas Luts vene ja saksa keelt. On öeldud, et ta oleks võimeline olnud ka oma kevade ise nendesse keeltesse tõlkima. Ta luges raamatuid ka prantsuse, poola ja soome keeles. Raskusi oli tal koolis aga hoopis matemaatikaga. Kaadris paiknevas viltuses majas tegutses omal ajal niinimetatud Hirschfeldti apteek ja just selles apteegis töötas Tartus ka Oskar Luts ise. Hirschfeldti apteeki ehk siis Tartu viltust maja iseloomustas Luts ise niimoodi. Kitsas nagu nuga, katsu, et ei kuku ümber, mine tea kummale poole. See maja olevat rajatud vanaaegsele Tartu linna müürile.
Noorel apteekriõpilasel Lutsul tuli oma elu ja magamiskohta jagada saksa soost joodikust proviisoriga. Tööpäev oli seal apteegis 14 tundi pikk ja algas juba kell 8 hommikul. Luts kuulis iga päev kõiksuguseid kohutavaid nimetusi, mida maarahvas oli andnud erinevatele rohtudele. Näiteks oli ükskord selline juhus. Andke mulle 3 kopika eest nõiaverd, soovib ja ulatab oma pudelikese üle leti loperguse peaga vidukil silmadega jõlev vanamees. Selgub, et see oli tinctura lignorum ehk siis tinktuur, mis peaks verd puhastama. Ja edaspidiste sekelduste vältimiseks hakkas Luts neid veidraid nimetusi endale vihikusse üles kirjutama, mida maarahvas erinevate ainete kohta tarvitas. Luts töötas Hirschfeldti apteegis apteekri õpilasena 1903–1905 ja hiljem veel ka 1906–1907. Kui räägime maailma ja Eesti tuntud kirjanikest, kes samuti on olnud apteekri õpilased, siis nimetagem Norra kuulsat näitekirjaniku Henrik Ibseni ning Eesti luuletajat August Allet. Kas teie kuulute nende püsivaatajate hulka, kes pole veel tellinuppu vajutanud? Kanali tellimisega ei kaasne mingeid kohustusi ja see on tasuta. Seega aidake meil astuda sammuke lähemale eesmärgi täitumisele, 10 000 tellija kokkusaamisele. aitüma toetuse eest! Lutsu kaasa Valentina on meenutanud oma memuaarides, et veini Oskar tavaliselt ei joonud. Ei olevat meeldinud Oskarile ka konjak ega teised peenemad napsid. Peolauas või seltskonnas pidas Oskar lugu vaid valgest viinast. Oma loominguliseks lemmikaastaajaks pidas Luts sügist, siis oli tema kirjutamise anne kõige paremini avaldunud ja kui tal oli peal kirjutamistuhin, tõusis ta juba hommikul kell 3 ja töötas päevas 12–14 tundi. Kirjutamisel sattunud ta tihti nagu lausa mingisse loomistranssi. Kord lubanud Luts mingisugusel raamatupäeval või raamatunädalal rääkida avalikul koosolekul raamatutest. Ta oligi oma sõnavõtu kirjalikult üles märkinud ja läks kõnepulti. Saalis kustutati valgus. Kõnepuldi valgus oli napp. Luts alustas. Raamat on. Proovis siis vaadata oma konspekti, oli aga väga pime. Lausus jälle. Raamat on. Ikka ei näinud konspekti. Läks Luts siis ägedaks ja alustas 3. korda. Raamat on. Siis lisasi järsult. Kurat teab, mis ta on, ja astus kõnepuldist maha. Lutsu peateos on kahtlemata Kevade, kuid kui ta seda Kevadet kirjutas, siis toona Peterburis olevat tal olnud selle teosega ka sekeldusi. Käsikirjas oli see teos siis veel, sest sõjaväes arvatud, et Luts mingisuguseid poliitilisi artikleid vorbib. Eluaegseks lemmikkirjanikuks ja teatud mõttes ka otseseks kirjanduslikuks eeskujuks oli Lutsul Vene-Ukraina 19. sajandi kirjanik Nikolai Gogol. Luts võis muide lehekülgede kaupa vene keeles peast tsiteerida Gogolit ja kui Lutsu tuju oli kehv, võttis ta ikka mõne Gogolit teose ette ja muide, kord noores põlves oli Luts oma unenäos näinud ka kirjandusklassik Gogolit ennast, kes innustanud teda Kevadet kirjutama. Nooruses vaimustas Oskarit Cervantese teost Don Quixote ja on räägitud, et ta oli niivõrd vaimustuses sellest teosest, et hoidnud teost koolipõlves lausa oma padja all. Kui Luts kirjutas oma peateose ehk siis Kevade, siis nendel aegadel oli ta kirjamehena loomulikult tundmatu ja Kevade esimeseks arvustajaks võime pidada tema nooremat venda Theodorit ja Theodor on aastakümneid hiljem oma mälestustes kirjutanud, kuidas tema esimest korda Kevade käsikirja luges. Kord, kui olin oma kooliülesanded lõpetanud, pistis Oskar mulle mõned paberilehed nina alla ja ütles, loe, aga ära emale midagi ütle. Esimesel leheküljel seisis Kevade. Kevade, mõtlesin, ja mu silmade ette kerkisid lumest sulanud veeloigud, pajuurvad ja kaskede esimene roheline virvendus. No mis ma sellest loen, seda ma tean ju isegi. Oskar nägi mu pettumust ja ütles uuesti, loe edasi, see on ainult pealkiri. Pöörasin lehekülje ja lugesin. Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olivad tunnid juba alanud. Natukese aja pärast turtsatasin naerma. Lugesin edasi ja naersin jälle. Ema, kes pliidi ääres sukka kudus, küsis, no mis sa seal turtsud, poiss?
Oota, las ma turtsun, vastasin. Kuid kui ma ikka naersin ja naersin, tahtis ema teada, mida ma loen. Ema tuli, võttis mõned lehed, luges ja naeris ka. Igatahes jäi Oskar oma kevade esimeste lugejate reaktsioonidega väga rahule. Esimene avalik vastukaja ehk arvustus Oskar Lutsu kirjatöödele pärineb septembrist 1908 ja selle autor oli meie tuntud kirjanik Karl August Hindrei, kes toimetas Postimehe satiirilist ajakirja nimega Sädemed ja seal siis ilmuski tema Lutsu arvustus ja Hindrei kirjutas seal siis niimoodi. Toomas Oskari, see oli siis Lutsu pseudonüüm. Kahjuks ei ole teie oma töö kallal mitte liiga palju vaeva näinud. Ta on ikka veel kuiv küllalt. See Hindrei vastus oli veel suhteliselt leebe. Tihti teatas ta noortele autoritele lühidalt. On nagu natukene liiga labane. Nõrk või suisa rämps. Räägime nüüd ühest juhtumist, mis pärineb Saksa okupatsiooniaegsest Tartust. Aasta oli 1943 ja Eesti Vabariigi aastapäev. Rahvas kogunes siia Kalevipoja mälestussamba juurde. Praegu püsti olev Kalevipoja sammas on loomulikult algse koopia. See võeti Nõukogude all maha. Kirjanik Arvo Mägi on meenutanud. Vabariigi aastapäeval 1943, kui inimesi kogunes Kalevipoja mälestussamba juurde, oli Luts see, kes teiste kõheldes ette astus, pea paljastas ja väriseva häälega Eesti Vabariigi hümni alustas. Sellega liitusid siis teised kõik. August Annist on meenutanud, et Lutsu ei teinud alkohol mitte lõbusaks, vaid kuidagi tigedaks. Kaine peaga ja ka vähe vintis olles oli Luts alati olnud viisakas ja abivalmis. Ja mõnigi kord on Lutsu eluküünal olnud lausa kustumise äärel. Näiteks August Pill on meenutanud, et leidis kord Lutsu Maarjamoisa väljalt lumehangest magamast. Noor Oskar Luts oli nobe armuma. Kui 15-aastane Oskar näeb Hirschfeldi apteegis nägusat Juditari nimega Niščanskaja, kirjutab ta niimoodi. Ma armusin peaaegu otse kohe. Armun silmapilkselt. Ja huvitaval kombel Luts ei armunud kunagi Eesti tütarlastesse. Teda võlusid ikka eksootilisema päritoluga naised. 1908. aastal tutvus Oskar Tallinnas Gertrud Vadušatiga. Tema oli leedulane ja on räägitud, et tal olevat olnud kindlad väljavaated Lutsu naiseks saada. Ja kui üldiselt on Rajateele prototüübiks peetud Adele Pärtelpoega, kes tegelikult õppis Palamuse kihelkonna koolis mitu aastat Lutsust hiljem, siis tundub, et nii mõnedki põhilised impulsid Teele karakteri loomisel on Luts võtnud just leedulannalt. 1981–83 jooksis Eesti Televisioonis esimest korda laste seriaal pealkirjaga Kikeriki ja selles oli siis juttu tütarlapsest nimega Anna-Liisa. Ja Anna-Liisa vanaema mängis seal Aili Leetva ja olgu siis mainitud, et 1937. aastal ehk siis aastakümneid enne Kikerikid mängis Aili Leetva esietendunud Kevades Teelet, toimus see siis 1937 ning Leetva on hiljem meenutanud. Esietendusel käis ka Oskar Luts Tartust. Kinkis kõigile lilli ja šokolaadikarbi. Mulle ütles ta nii. Ma poleks uskunudki, et see nii hästi välja tuleb. Vaat see on õige Teele. Muidu oli Luts niisugune vaikne ja rahulik, muheda olemisega tore papa, meenutas Leetva. 1950. aasta sügisel kutsuti rahvakirjanik Luts Salme tänava kooli, tollal kandis see nime Tartu Õpetajate Instituut õpilaste ette siis esinema. Küsimuse vastuste voorus oli naelaks pärimine. Kas Toots Teelet tõsiselt armastas, millele kirjanik vastas täiesti ammendavalt. Kulla laps, kes siis nalja pärast armastab, see käib ikka tõsiselt. Siin paikneb kirjandusteadlase Mihkel Kampmaa haud. Kirjandusteadlane Mihkel Kampmaa tsenseeris oma kooli kirjandusloos, mis ilmus 1923, Oskar Lutsu fotot. Nimelt oli kirjanikul seal sõrmede vahel pabeross, kuid Kampmaa, kes ise oli muidu samuti suitsumees, arvanud, et see tuleb välja retušeerida. Ei passivat, kui noorsokirjanik suitsetab. Kui Luts sai sellest teada, siis ta kirus. Mis see Mihkel minust muidu oma abitsas lorab, ei lähe mulle korda. Aga et ta mu suitsu otse sõrmede vahelt ära varastab, seda ma talle ei kingi.
kuigi Luts oli ka Nõukogude all tunnustatud kirjanik, ei pääsenud ka tema tsenseerimisest. Toome ühe väga omapärase näite, mis on siis jutustusest Suvi. Toots kasutab seal Kiire perekonna kohta originaalis terminit punased saatanad, aga kuna punane tähendas ju toona kommunisti, siis tsensuur asendas selle sõna punased sõnaga punapealised ehk siis punapealised saatanad. Kui Esimese maailmasõja lõpuaegadel 1918. aastal Oskar Luts oma noore naise ja lapsega Tartu poole tuli, siis sõideti pikalt ka hobustega. 10 kilomeetrit enne Valgevenes asuvat Polotski linna juhtus selline asi. Järsku tungisid öösel metsa vahel meile kallale katkiste riiete ja õudse välimusega bandiidid, meenutab Valentina, Lutsu abikaasa, kes olid relvastatud püsside ja bussidega. Nad hüüdsid stoi ja nõudsid raha ja varanduse äraandmist. Kohkusin koledasti, meenutab Valentina. Ka hobuse mees värises hirmust, aga Oskar säilitas külma vere ja selgitas rahulikult. Kogu mu varandus on naine ja poeg. Rahakott, näete, peaaegu tühi. Aga kuidas teil mehed üldse läheb, küsis Luts bandiitidelt. Röövlid vastasid, mis ta ikka läheb, ilm on külm ja niiske. Luts ütles röövlitele, aga mul on külmarohtu, millega saab soojendada. Ja ta andis meestele pudeli piiritust, millega nad õnneks leppisidki ja soovisid Lutsule ja tema kaasale veel õnnelikku reisigi. Kui räägime Oskar Lutsu nooremast vennast Theodorist, siis ei saa üle ega ümber Julius Kuperjanovi isikust. Oskarist circa 10 aastat noorem vend Theodor osales Vabadussõjas Kuperjanovi partisanide koosseisus ja kui Kuperjanovi pataljon pajulahingus võitles, olevat Oskar Luts oma emaga iga päev anatoomikumi surnukambris vaatamas käinud, kas Theodorit mitte langenute hulgas pole. Theodori läheduses Kuperjanov pajulahingus surmavalt haavatas saigi ja hiljem osales Theodor muide ka Landesveri sõjas, Võnnu lahingus. Teise maailmasõja päevadest pärinevad ka Lutsu viimased kirjakontaktid oma vend Theodoriga. Edaspidi katkes nende suhtlus jäädavalt. Theodor jõudis siis lõpuks välja Brasiiliasse, kus ta alles aastal 1980 suri ja vend Theodor on siis meenutanud viimaseid kirjakontakte. Ühes kirjas olevat Luts kirjutanud, et sakslased on Tartu äravõtmisel, see pidi siis olema 1941. aastal, ühe suurtüki patarei Lutsu aeda üles seadnud ja sealt venelasi põmmutanud. Venelased ei jätnud aga vastust võlgu ja õnn oli, et ükski mürsk pihta ei tulnud, oleks muidu Oskarile veel tema enda sõnade järgi muhu pähe löönud. Luts ja Anton Hansen Tammsaare. Need mehed austasid teineteist väga, kuid nad kohtusid reaalselt väga vähe. 2. detsembril 1945 ehk siis juba 5 aastat pärast Tammsaare surma kirjutab Luts oma päevikus nõndamoodi. Üsna kiires korras lugesin läbi kõik 5 annet Tõde ja õigust. Muidugi on ses teoses palju väärtuslikku, aga Tammsaare venitab hullu pöörra, just niisama nagu omal ajal kõneldeski. Ikka on räägitud, et vanameister Tammsaare nägi just Karl Ristikivis oma mantlipärijat ja on teada ka see, et Oskar Luts hindas Karl Ristikivi annet väga kõrgelt. 1942. aastal ilmus Ristikivi romaan Rohtaed. Luts ütelnud selle lugemise järel nõndamoodi. Alles nüüd näen, kui vilets kirjanik ma olen. Küsige, kas Ristikivi on abielus, sest ta Mait ometi nii hästi mõistab abielu vahekordi kirjeldada. Mina olen oma staruhaga juba 10 aastaid purelenud, kuid abielulisi vahekordi mina oma teostes sellise asjatundlikkusega küll lahendada ei oleks mõistnud. Täpsustuseks olgu öeldud, et sõna staruha tähendab siis vene keeli vanainimest, vanamoori. Lutsu olemusest ehk annab aimu selline asi. Kui Saksa okupatsiooni ajal näitekirjanikult Hugo Raudsepalt tema terava keele pärast Tartus elada keelati ja talt Elva tänava korter Tartu linnas ära võeti, siis andis just Luts Raudsepa perele oma majas ajutist peavarju. Teadupärast on Rootsi praegune kuningas Karl 16. Gustav, kes on troonil siis 1973. aastast. Ja sellesama praeguse Rootsi kuninga vana-vanaisa oli Gustav V.
ja Gustav V käis 1929. aastal visiidil ka Tallinnas ja temale esitleti siis 3 Eesti kultuuri suurkuju. Üks neist oli näitleja ja lavastaja ning kutselise Estonia teatri üks algatajaid Paul Pinna, siis teine mees oli keeleteadlane Johannes Aavik ja kuningale tutvustati ka Oskar Lutsu. Teadupärast pärineb Oskar Lutsu abikaasa Valentina Valgevenest, ta oli poolaka ja valgevenelase tütar ja Valentina on meenutanud niimoodi. Minu emale ei meeldinud Luts, sest ta tahtis oma väimeheks uhket poolakat või vähemalt mõisnikku, mitte aga peaaegu paljab pealaega eestlast, kes ei võinud oma rikkuse ega varandusega uhkustada. Ei pääsenud ka Luts teise maailmasõja ajal perekondlikest tragöödiatest. Lutsul oli ainult üks laps, poeg Georg, kes jäi sõja all kadunuks. Georg teenis Saksa sõjaväes ning mitu aastat pärast sõja lõppu, ehk siis oktoobris 1948, said Oskar ja Valentina teada, et nende poeg on pääsenud ja elab Rootsis, kuid alles 1950. aastate lõpul, ehk siis, kui Oskar oli juba mitu aastat surnud, õnnestus pojal hakata emaga regulaarselt kirjavahetust pidama. Oskar Lutsu poeg Georg oli 11-aastasena mänginud kooli teatris Kevades Arno osa ning ta elas Rootsis väga tagasitõmbunult, ta ei suhelnud üldse meediaga. Ta suri aastal 2004, 86-aastasena. Tal oli poeg, kes on tänaseni elus ja pojal on omakorda lapsed, nii et Oskar Lutsu järeltulijad elavad tänapäeval Rootsis. Oskar ja Valentina Lutsu abielu oli üldiselt õnnelik ja harmooniline, kuid pärast sõda Oskari päevikuid sirvides, mis on kirjutatud 1944–52, võib jääda mulje, et abikaasade vahele on justkui laskunud läbitungimatu vaimne klaassein. Maja olnud pahatihti võõrast rahvast täis, Valentinat külastanud vahet pidamata tema arvukad sugulased. Oskar nimetab päevikus Valentinat kogu aeg sellise terminiga nagu emand ja tsiteerime Lutsu päevikut. Uksekell ja telefon kõlisevad alatasa, ümberringis sebib küll Eesti, küll Vene vanamooride igavene rodu. See pärineb siis 5. oktoobrist 1952. 30. aprillil 1946 on Luts kirjutanud väikse irooniaga. Meie emand mässab aias nagu pöörane ning emand on tige, väga tige. Mida armastusväärsem ta on võõraste vastu ja neid käib siin laialt, seda rohkem närib ta minu kallal, olgu ma purjus või kaine. Ja ta uhkustab oma aiaga ja üldse kõigega, mis tal on. See pärineb siis 23. augustist 1946. Riia mäel endises vabariigiaegses Kaitseliidu hoones tegutses Saksa okupatsiooni ajal piirkonna komissar Kurt Meenen ja ei jäänud Lutsul kokkupõrge ka Meeneniga olemata. Tartu linnaarhitekt ja ka Lutsu maja projekteerinud Arnold Matteus on meenutanud, et piirkonna komissar Kurt Meenen olevat olnud väga ebameeldiv ja kõrk inimene ja kord Saksa okupatsiooni ajal olevat ajalehe Postimees toimetus Meeneni juurde kutsutud. Ta tegi ajalehe meestele kõva peapesu ja ajakirjanikega oli kaasa võetud ka Oskar Luts. Luts hakkas oma perfektses saksa keeles komissarile vastu rääkima. Järsku tõusis Meenen püsti ja marssis ruumist välja, aga repressioone Lutsu vastu ei rakendatud. Ilmselt populaarsus päästis teda. Siin raadikalmistul paikneb Oskar Lutsu maja arhitekti Arnold Matteuse haud. Lutsu maja projekteerinud Arnold Matteus oli siis väga pikalt 1926–35 ja 1941–44 Tartu linnaarhitekt ja 1944–60 ehk siis Nõukogude ajal Tartu linna peaarhitekt. Tema paljudest töödest võime mainida näiteks Jõgeva panga hoonet, mis valmis 1939. aastal. 1936. aastal valmis siin Riia tänaval Oskar Lutsu elumaja ja selle oli projekteerinud Arnold Matteus. Riia ja Kalevi tänava nurgal paiknes Tartu Reaalkooli hoone ja selles koolis on õppinud ka Oskar Luts. Luts õppis Tartu Reaalkoolis 1899–1902. Ta äratas nii kaasõpilaste kui ka aineõpetajate tähelepanu otse meisterlikult sõnastatud kirjanditega. On öeldud, et temas oli tärganud huumorisoon, mida ta rakendas ka kirjatööde koostamisel.
Ta kirjutanud säärases humoristlikus toonis, et tema kirjandite ette lugemisel sattus kogu klass lõbusasse meeleollu. Nõukogudeaegne Vanemuise teater on lahutamatult seotud vastuolulise Kaarel Irdi nimega. Kaarel Ird on samuti meenutanud oma kokkupuutepunkte Tartus sõjajärgsetel aastatel Oskar Lutsuga. Kui 1944. aasta augustis käisid Tartu linna pärast ägedad lahingud, viibis Luts Palamuse lähedal ning 25. augustil 1944 jõudis Tartusse Punaarmee. Mõni päev hiljem, 29. augustil, käis Lutsu maja vaatamas Kaarel Ird, teatrimees. Tema on siis meenutanud, et kõik Lutsu maja uksed olid pärani lahti, riiulid raamatuid täis. Ja Kaarel Ird on kirjutanud siis niimoodi ka. Esimestel sõjajärgsetel aastatel Luts alllinnast kodupoole sammudes astus sisse vahepeal Vanemuise büroosse ja väga suure bravuuri, kuid samal ajal kangesti teatraalselt tehtud tootsiliku temperamendiga käratas mulle: Ird, kurat, anna mulle 3 rubla. Igapäevases kõnes tarvitas Luts tihti omalaadilisi ütlusi või fraase. Kui talle tegi miski meelehärmi, siis ta ütles: oh, sa odra tont, või siis oh, sa sinine sitikas. Ja muide, seda odra tonti, seda väljendit kasutas ükskord Luts ka pöördudes Kaarel Irdi abikaasa Epp Kaidu poole. Luts kirjutas ikka oma teostes joodikutest erinevaid lõike. Näiteks jutustusest Sügis võime lugeda: vana joodik sülgab ilusa näoga noormees, kellest tema vanemail võiks olla rõõm. Seisa vahel kodus, ära teota Paunvere Alevit, vana siga. Nii ütles see noormees siis kellamees Kristjan Liblele. Eesti Kirjanduse Seltsi büroojuhataja Herman Evert on kirjutanud ühest loost, mis on üheaegselt nii natuke võib-olla lõbus, aga samas ka väga traagiline ja kurb. Kord oli organiseeritud Vanemuises karskuskoosolek ja välja kuulutatud ka Oskar Lutsu esinemine. Luts ilmunud lavale veidi armetuna, nagu ta ikka oli: väheldane kogu, punane nina, vesised silmad ja arg ning alandlik käitumine. Luts olnud täiesti kaine. Jah, joomine on halb, alustanud Luts ja vaadanud kurva pilguga üle saali. Jah, vaadake, siin ma olengi. Niisugune on joodik. Noh, näete, ja keerutanud ennast natuke lava peal. Saal oli surmvaikne. Aga siis läks lahti maruline aplaus. Luts kaugemal ei saanudki, tegi paar arglikku kummardust, keeras siis järsku ümber ja sama kurva näoga, nagu ta oli tulnud, lahkus taga lavalt. Nii üllatav, kui see tänapäeval ka ei tundu, siis Tartu Raekoja-tagune ala oli veel Teise maailmasõja alguses tihedalt kaetud erinevate hoonetega. Siin paiknes ka restoran Voogel, kus võis näha tihti Oskar Lutsu. On öeldud, et aastakümneid oli Oskar Lutsu üheks tüübigalerii peamiseks sulatusahjuks 1941. aastal hävinud Voogeli restoran. Seal käis kõikvõimalikku rahvast, näiteks Saksa Antwerke, Vene pagulasi, pankrotti läinud ärimehi, ametnikke, üliõpilasi, kunstnikke. Kõrgem seltskond vältis seda kohta, Luts oli kirjanikest seal ainukene. Oli Luts saanud avanssi või honorari, tellis ta endale korraliku polkovniku, see oli siis 100-grammine klaas viina. Kui tal raha ei olnud või raha oli vähem, tellis ta ainult pudeli õlut ja istus vaikselt selle juures, kui parajasti kellegagi ei vestelnud. Igaühega Luts seal ei olnud seltsinud ja Luts ütles ikka niimoodi: rõõm ja mure viivad ikka kõrtsi. Napsi viina juures vesteldes saan ma inimese kohta rohkem teada, kui harilikus elus kuu aega tema kõrval elades. Riia tänaval sealpool paikneb Lutsu maja ja Lutsu maja siin vahetus läheduses paikneb Väike-Kaare tänav. Ja muide, Väike-Kaare tänava nurgal paiknes üks baar või kiosk, kus Luts ikka tihti armastanud käia. Kui Luts elas Riia tänaval, siis tema kodule kõige lähem baar paikneski Väike-Kaare tänava nurgal ja seal armastanud ta oma aega veeta, napse teha ja rahvaga vestelda ja baari hakatudki nimetama Lutsu baariks. Siin samas Riia tänaval paikneb Oskar Lutsu maja ja mu selja taha jääb tema elumaja vahetus läheduses paiknev raudtee ülesõidu koht ja sellega on seotud üks lõbus lugu.
kord tahtnud Oskar Luts kasvatada oma iseloomu ja paari külastusest loobuda. Väljumisel majast vaadanud ta küll jutumärkides oma paari poole, kuid saanud kiusatusest üle ja võtnud sihiks hoopis raudteesilla, mis ületab Riia maantee teisel pool kui see paar. Silla kohale jõudis Luts aga otsusele, et ta on nüüd küll küllalt juba oma iseloomu kasvatanud. Ruttas kohe tagasi paari ja pühitses mitme napsiga oma meelekindluse võitu. Ühel päeval puudunud Lutsul raha, kuid sellele vaatamata astunud ta väikekaare nurgal olnud baari sisse ja seletanud siis baari daamile või müüjale. Kui sa saad, siis anna viina. Kui mitte, siis ütle rahulikult. Mis sa tolgendad siin, vana joodik? Oskar Luts ja meie teine kirjanik ja kirjanduskriitik Friedebert Douglas nendest seostest. Friedeberti eluseltsiline Elo Douglas on oma päevikusse kirjutanud 24. veebruaril 1935 sellised read. Vabariigi aastapäeva eelõhtul käis Friedebert üksinda Lutsude pool koduveini maitsmas. Luts olnud juba algusest peale purjus, võtnud kõiki sõimuga vastu. Douglase ilmumisel öelnud Luts kohe, sealt tulebki see suur varas ja hiljem ropendanud Luts söögilauas kõigi kuuldes. Kainena olnud Luts väga vaikne, kuid vintispäi lasknud harva teistel suud avada. Niimoodi kirjutas siis Elo Douglas. Lutsu alkoholisõltuvus oli arenenud nii kaugele, et ta nägi juba purjuspäi vahel kogunisti kuradeid ja selle kohta leiab kinnitusi juba 1920. aastate algusest. Vastu hommikut hakanud ta ükskord peoga kuradikesi viinaklaasi sisse ajama ja vanapõlve päeviku märkmetes on tihti kirjutatud ka niimoodi, et tema toas öösiti liigub tonte ja kuuldub väga kummalisi hääli. Ja muide, Luts nimetas kõva pohmelust sellise mõistega nagu vöödiline metskass. August Pilli meenutuste järgi olevat 1930. aastate algul Nooreesti kirjastuses olnud kõne all selline idee, et Luts tuleb viinast võõrutada ning ülikooli närvihaiguste kliinikus katsetas doktor Hion alkohoolikute ravimist hüpnoosiga, sugereerides patsiendile, et viin on petrooleum. Ja vastav ravikuur võeti ette tuntud kunstnikuga, kelle nimi oli Nikolai Triik. Triik oli muide 1928. aastal maalinud väga tuntud Oskar Lutsu portree. Kuid eksperiment Triigiga kukkus täielikult läbi. Triik hakkas pärast hüpnotiseerimist veelgi innukamalt jooma ja ta otsis hasartse põnevusega ent tagajärjetult viina, millel oleks petrooleumi maitse. Ja nõnda loobuti ka Lutsu hüpnotiseerimisest. Oskar Luts jõudis alkoholiravile haiglasse juba pärast teist maailmasõda, aastatel 1947 ja 50. Räägime ühest kummalisest loost, kuhu vastu enda tahtmist tõmmati meie tuntud kirjanik August Kitzberg. Lutsu töötoas olnud ikka Kitzbergi väike püst, seisnud see siis kamina peal. Kord olnud Luts natuke purjus ja tema poeg ja kaasa tulnud tuppa ja hakanud siis alkoholi otsima. Poeg olevat kogemata puudutanud Kitzbergi püsti ja kostnud sealt siis kahtlane kõlin. Tõstetud püst üles ja selle alla oli Luts peitnud jutumärkides asuniku. Higipiisad tulid Oskarile otsa ette ja ta muutus paugu pealt kaineks ja hüüatas ehmunult. Armas August, nüüd sa müüsid mu ära. Hiljem selgus, et ta oli juba mitu aastat kasutanud seda Kitzbergi püsti peidukohana. 1919. kuni 23. aastani elasid Lutsud Tartust Tähe tänavas ja Valentina on meenutanud, et kui nad seal tänavas elasid, hakanud üksvahe väga tihti neil külas käima niinimetatud paljasjalgne Tõnisson. Tema õige nimi oli siis Karl Tõnisson, ta oli väga tuntud budamunk. Luts käis tema ja professor Baldrokiga koos Pargi tänava saunas ja räägitud, et Tõnisson olevat olnud kõige kangem vihtleja. Baldrok muide oli naha- ja suguhaiguste professor. Tõnisson ehk siis paljasjalgne Tõnisson olla ühe mehe joomisest ära võõrutanud ja kinnitanud nõndamoodi. Ma võin teha nii, et Luts enam tilkagi viina ei võta.
Tõnisson puhunud tuppa mingit suitsu, lugenud mingeid sõnu peale ja ütelnud. Kui nüüd Luts koju tuleb, ei võta ta enam mitte tilkagi viina. Vaadati, mis siis juhtuma hakkab. Varsti tulnud Oskar Luts koos Paul Pinna ja mõnede teiste näitlejatega koju. Taskust võeti pudel välja ja tuli välja, et paljasjalgse Tõnissoni sõnadest polnud mitte mingit kasu. 20. juulil 1945 ehk siis teise Nõukogude okupatsiooni suhtelises algjärgus tõsteti Oskar Luts kõrgemaile tollal mõeldavale pjedestali astmele. Talle anti esimesena Eesti NSV rahvakirjaniku tiitel ja sellele Ülemnõukogu presiidiumi seadlusele oli alla kirjutanud Johannes Varres Barbarus ise. Johannes Varres Barbarus ja Oskar Luts. Kirjandusmuuseumi on jõudnud 1946. aastal ehk Varese surma aastal Varesele kingitud raamatut Lutsu pühendusega. Ja nii pole ka imestada, et Tartu kirjanike poolt avaldatud Varese nekroloogis 1946. aasta 3. detsembril Postimehes leiame esimesena just Lutsu nime. 1944. aasta sügisel oli Nõukogude Liit taas kord okupeerinud Eesti ning 1945. aasta maikuus jõudis siis Nõukogude Liit Berliini ja Saksamaa kapituleerus. Nendel aegadel oli Oskar Luts kindlasti elus olevatest kirjanikest Eesti NSV-s kõige tuntum. Me ei tea, mis asjaoludel, kuid Luts kirjutas 5. mail 1945 Postimehes artikli pealkirjaga Berliin, Saksamaa ja seal tema analüüsib Adolf Hitleri isikut ja kirjutas siis niimoodi. Ei saa salata, et tahteimpulsse sel hüsteerilisel mehel oli, kuid neid jätkus üsna lühikeseks ajaks, kuni edu oli tema poolt. Lõpuks avaldab Luts lootust, et sakslaste silmad on nüüd lõpuks ometi lahti läinud ja Luts kirjutas niimoodi. Seltsimees Stalini võimas sõna ja tegu õpetas neid ja tegi nägijaks igaveseks ajaks. 1944. aasta sügisel okupeeris Nõukogude Liit uuesti Eesti ja aasta pärast tähistati siis niinimetatud Eesti NSV vabastamise esimest aastapäeva. Ja selle esimese aastapäeva tähistamise puhul sai Oskar Luts maha ka ühe värsiga, mis avaldati koos Juhan Smuuli luulega 23. november 1945 ja Luts kirjutas siis niimoodi. Nüüd üles, Eesti vend ja Eesti sõsar. Meid ootab tegevus ja kibe töö. Nüüd innustab meid sirp ja vasar, just särab päike, haihtunud õudne öö. Eestlased, ju möödunud terve aasta, kui meie majast kadunud saksa vamm, ei enam karta võõrast ülbust ega saasta, nüüd aidaku meid võimas töö ja käte ramm. 1949. aastast pärineb üks näide, kust ilmneb, et tegelikult Oskar Luts pilkas Nõukogude võimu. Tollal oli väga levinud väljend lääne ees lömitamine. Tartus 1949. aastal Luts oli läinud joobnud olekus ühte ametiasutusse sisse ja näinud, et meestel kõigil mütsid peast ära võetud. Luts oli hüüdnud, no mis lääne ees lömitamine siin on, mütsid pähe kõigile. 1950. aastal kirjutas Oskar Luts ajakirjale Pilt ja sõna ühe kaastöö, mis oli niivõrd kummaline, et see jäeti avaldamata. Ja kui seda kaastööd lugeda, see puudutas Eesti NSV-s toimunud valimisi, siis on ilmne, et Luts täiesti naeris avalikult Nõukogude võimu üle. See on kirjutatud nii võltsilt paatoslikus stiilis. Toome mõningaid näiteid. Luts kirjutab siis niimoodi. Jah, see oli 12. märtsil 1950, kui ma limbates jutumärkides tormasin oma valimisjaoskonna poole. Et mul on reuma, millest võib-olla vabanen alles siis, kui lähen sinna alla Herunter vana põrgupõhja vanapagana katlasse ning lasen end seal nii sõbramehe poolest keeta kuumas tõrvas umbes 2 tundi päevas. Siis see tõbi arvatavasti võtab hõlmad öö vahele ja taganeb minust. Vaevalt küll, et oleksin tõusnud voodist, isegi tulekahju puhul, aga valimised, kas või 4 käpakil lähen ma sinna. Ja Lutski jätkab niimoodi. Meile tuli vastu rühmade kaupa õnnelikke inimesi, kes juba olid hääletanud ja Luts kirjutab ka niimoodi.
aga väljapääsul hoidsid kaks vana sõpra teineteisel käe alt kinni ja teine ütles nii. Noh, Toomas, nüüd on see asi tehtud. Nüüd on mul säärane tunne, otse kui oleks onu Stalin ise mulle öelnud. Jõudu tööle, töötagem homme paremini kui eile. Seda me püüamegi, vastas esimene. Oskar Luts ja Nõukogude Liidu juht Jossif Vissarionovitš Stalin. Kuna Luts suri juba 1953. aastal ja Nõukogude ajal ilmunud ajalookirjanduses tema tegelikku suhtumist Stalinisse ei avaldatud, siis võime seda ainult arvata. Igal juhul Juhan Peegel on Nõukogude ajal kirjutanud niimoodi, et isiku kultuse aegset surutist elas Luts üsna raskelt üle, kuigi ta sellest palju ei kõnelenud. Peegel elas siis mõnda aega Lutsu majas üürilisena. Ja Lutsu abikaasa Valentina on öelnud 1966. aastal ilmunud mälestuste raamatus, et Luts suhtus kriitiliselt isiku kultuse aegsetesse väärnähtustesse. Oskar Lutsu elu lõpust. Ta suri teatavasti 23. märtsil 1953. 4. veebruaril 1953 saabus Tartu linna kliinilisse haiglasse Oskar Luts. Tema ütles siis niimoodi. Mina ei ole enam Oskar Luts, olen nüüd Oskar Vähk. Mõelnud siis hetke ja lisas. Mis te minust õieti haiglasse toote? Mis inimene mina enam olen? Laske mul parem kodus surra. Tema kõri vasakul küljel oli ploomi suurune moodustis, mida hakanud tundma 3 või 4 kuud tagasi. Lutsu surma otseseks põhjuseks oligi kõrivähk. Luts suri 1953. aasta märtsis ja Otto Tamm on meenutanud, et oma viimase külaskäigu Palamusele tegi Luts 1952. aasta suvel. Vana Palamuse Kihelkonna kooli külastamine oli kirjaniku esimene toiming sel suvepäeval. Ja justkui ette aimates, et see on viimane siin viibimine, palus Luts jätta end vanasse koolimajja üksi. Luts jäi koolimajja kauaks, nii et teda mindi juba otsima. Nüüd nähti tal silmis pisaraid. Seekordne Palamusel viibimine kujunes talle tõepoolest viimaseks ning justkui hüvasti jätuks oma raamatute kangelaste tegevuskohaga. Lutsu matusekomisjoni esimees Lembit Remmelgas ja kirjanik Erni Hiir olid Tartu Vaksalis ja ootasid seal rongi, millega pidid kohale tulema Tallinnast Lutsu matuse pärjad. Võtsid siis pärjad rongilt maha, et viivad need voorimehega linna. Vaksali platsil oli aga ainult üks voorimees ja sellegi oli lõbus noor seltskond endale võtnud. Remmelgas läks siis voorimehe juurde ja küsis, kas ta tagasi ka tuleb sinna Vaksalisse. Ütles Remmelgas siis lootusetult, et oleks vaja pärjad linna viia. Kelle pärjad, küsis voorimees. Lutsu pärjad, vastas Remmelgas. Voorimees tegi seepeale piitsaplaksu, mitte hobuse, vaid roskas istuva seltskonna kohal ja kuulutas. Kasige maha, täna vean ainult Lutsu pärgi, kas või hommikuni. Lembit Remmelgas on jätnud meile meenutused, kuidas siin majas toimus Oskar Lutsu surnukeha kirstupanek. Lembit Remmelgas määrati Oskar Lutsu matusekomisjoni esimeheks ja Eesti kultuurilukku on Remmelgas läinud eeskätt sellega, et just tema tõlkis Jaroslav Hašeki teose Vahva sõdur Šveik. Remmelgas on meenutanud, et just tema võttis mitmest kohast kokku õmmeldud rätsepa lindi abil Lutsu surnukehalt mõõdud, et kirst tellida. Juhtus aga selline lugu, et kui Luts oli kirstu pandud oma kodus, ei mahtunud kirst enam esikust välisukse kaudu välja. Asi oli siis selles, et kirst oli põhieraldi ja kaaseraldi, pealegi serviti uksest sisse toodud. Mida teha? Remmelgasel ei jäänud üle muud, kui võttis Lutsu maise põrmu sülle ja viis selle siis uksest välja ja siis oma maja ukse ees pandi Luts siis juba teist korda kirstu. Raekoja platsil paikneb hoone, mis on tuntud Tartu kultuurihoone nime all ja just sellest majast 26. märtsil 1953 saadeti viimasele teekonnale Oskar Luts. Siit maja juurest sai alguse matuse rongkäik. Ja matuse rongkäik lõppes siin Ropka tamme kalmistul, kuhu Oskar Luts on maetud. Jah, tõepoolest, elu on ikka täis kummalisi kokkusattumusi. Kas oskas Oskar Luts arvata, kui ta 20. sajandi algul selles apteegi hoones alustas oma töömehe teed,
et circa 50 aastat hiljem saadetakse ta viimasele teekonnale just apteegihoone kõrval olevast majast. Nii palju siis Oskar Lutsust, rahvakirjanikust selle sõna kõige paremas tähenduses.